linnaruum muutub pidevalt, et me näeme pidevalt seda, kuidas ehitatakse juurde uusi hooneid, olemasolevaid tehakse ümber, muudetakse sisekujundust, et inimesel on pidevalt vajadus ja soov midagi muuta, olemasolevat täiustada. Ja teiselt poolt on ka vajadus, sellepärast et vajadused ja nõudmised ruumile aja jooksul muutuvad. Kus me täna oleme, Kadri? Täna oleme Raekoja plats 20, ajaloolises pangahoones ja hetkel on siin Tartu Hoiulaenuühistu kontor, aga kunagi on olnud siin erinevad pangad, on olnud siin kunstisalon, et väga ajalooline hoone. Just, et see hoone ehitati 19. sajandil neorenessansslikus stiilis. 1868 kuni 1940 asus siin Tartu Pank, siis nõukogude ajal asus siin Hoiukassa, seejärel Tartu Hoiupank ning siis Hansapank. Ja 2009 kuni 2015 asus siis siin e-kunstisalong Tartu, üks vanemaid kunstigaleriisid. Ja 2015 koliski siia siis Tartu Hoiulaenuühistu. Aga nüüd siis vaatame seda, mis siin kunagi oli ja milline see maja nägi kunagi välja. Sellest, mis siin kunagi olla võis ja näinud ka seda, mis siin praegu on. Ja nüüd ma küsiksin, Kadri, sinu käest, et milline on sinu esmamulje sellest ruumist? Kui ma siin sisse astusin, siis esimese asjana ma märkasin, et see on hästi avar, hästi valgusküllane, mis on minu jaoks ruumide puhul hästi suur pluss. Ja teine asi, et need laemaalingud on hästi ilusad ja minu arust sobivad siia väga ka praeguse teemaga kokku. Ja üldse selline hele valgusküllane hubane, mõnus tunne, et ei ole sellise nagu rasket vanamaja tunnet ei teki minul vähemalt. Ja kas on mingid detailid, mis sulle kohe silma jäävad? No ongi põhimõtteliselt need laemaalingud ja see on nagu vahva. Ja oskad sa kohe öelda, mida sa siin tahaksid näha? Midagi sellist, millest kohe kui sa tuled sisse, aga sa mõtled, et võiks olla. Ütleme, et kui sa siin natuke oled ja ringi vaatad ja kas on midagi sellist, mis sul tuleb pähe, et mis sa tahaksid, et siin oleks? Võib-olla see on minu enda kiiks, aga mulle meeldiks võib-olla, kui see oleks natuke rohkem rohelust, et võib-olla nurkadesse ka mingisugused taimed veel, et mitte et nüüd päris džungel peaks olema, aga see annab nagu minu jaoks seda elu juurde või teeb seda nagu võib-olla natuke värvilisemaks. Et taimed sellises ametlikus ruumis sind ei häiri? Ei, mind mitte. Peaasi, et need päris taimed muidugi on, mis nõuavad jälle hoolt, aga samas need nagu
puhastavad õhku ja Aga selge, aitäh sulle ja eks seda siis ole näha, milliseks see ruum tulevikus muutub. Kohtumiseni! Kohtumiseni!